Tere tulemast kõik! Milline imeline päev! Ja kõigele lisaks on meil siin Dan Diker, kes on Jeruusalemma julgeoleku ja välissuhete instituudi president ning roheline prints Mossab Hassan Youssef. Mul on tunne, nagu oleks see minu jaoks pere kokkutulek. Ma tunnen ja armastan mõlemat neist inimestest väga sügavalt. Meie armastame sind ka. Mossab, kas sa saad alustada? Ja Jen, mille poolest erineb tänane päev 2025. aasta juunist? Kui me esimest korda sõtta läksime, see 12-päevane sõda. Esiteks, nii hea on sind näha, on möödunud juba mõnda aega. Kui sind poleks olnud, siis ma tegelikult ei oleks täna siin. Saara helistas mulle paar kuud tagasi. Sõja esimesed 2 nädalat. Et uurida, kuidas mul läheb ja kas mul on läheduses varjend olemas. Taustal valitses palju kaost. Ta küsis mult, kus kurat sa oled? Ma ei saanud valetada. Ma ütlesin talle, ma olen otse Iraani-Iraagi piiril, IRGC tule all. Aga sina? Ma olin turvatoas. Jaa, olgu. Mis puudutab küsimust, siis 12-päevane sõda ja see kampaania on täiesti erinevad. 12-päevane sõda oli operatsioon, tipptasemel operatsioon. Iisrael üllatas vaenlast. Iisrael oli hästi ette valmistatud. Ja Iisraelil ei olnud sõpru, kes iga sammu peal pidevalt kaebasid, kes osutusid lihtsalt lärmakateks. Tegelikult 12 päeva Iisrael. Nurka surutud ajatollad. Üllata neid kõige võimsamal viisil. Kui nad olid täielikus šokis ja lämbusid, tuli keegi teine, mida tegema. Kasu lõikama. Nad nägid, kuidas Iisrael võitis. Neid tõmbas see ligi. Nad armastavad edu. Nad ei saa endale lubada läbikukkumist. Nad lõpetasid selle, mida nad tegid ja liitusid lihtsalt selle protsessiga. Miks? Sest 12-päevane sõda oli tipptasemel sõjaline operatsioon. See on Iisrael. Israel. Oli valmis. See siin on kaootiline. See ei ole. Iisraeli plaan 100%. Ja me läksime kaasa, kuigi pidime töö juba aasta tagasi lõpetama. 12-päevane sõda oleks pidanud jätkuma lõpuni välja. Ainult selleks, et meid peatati ja siis 6 kuud hiljem pidime neid paluma, lähme edasi. Nüüd oled sa oma otsuse teinud. 6 kuud hiljem, 6 kuud varem oli meil eelis. Neil oli kogu maailm ja liitlased meie poolel. Me oleksime võinud töö lõpetada. Sa peatusid seal ja ütlesid, et sa ei tea, mida kuradit sa teed. Täielik arrogantsus. Siis, kui sina pildile tulid, vedasid sa meid sellesse ummikusse. Ja nüüd oled sa meid ohvriks toonud. See on lihtne tõde. Ja ma ei taha kedagi solvata. See on reaalsus nii, nagu mina seda näen. Ja nagu paljud teist teavad, ma ei esinda ühtegi organisatsiooni ja ma loodan, et ma ei tekita mingit kaost. Olen seda öelnud esimesest päevast peale. Ma ei tahtnud Trumpi sekkumist sellesse sõtta. Sest ta on olnud meile kahjulik. Ja nagu ma ütlesin, ma esindan ainult iseennast. Ma esindan ainult iseennast. Tema ei mõista sõda. Ja ta tahab, et Iisrael tegutseks tema ajakava järgi.
ja ta tahab, et Mossad oleks igal hetkel valmis. Kui meil oli ülekaal, ta nurjas võimaluse ja me polnud valmis. Ta kiirustas, abi on teel, see ei käi nii. See on retsept katastroofiks. Ja ma nägin seda ette juba enne, kui nad sõtta läksid. Aga igatahes, kes siis läheb? Sõtta. Graafiku alusel, kui sa lähed sõtta, eriti nii võimsa vaenlase vastu, siis sa ei ütle, et ta on selle 5 nädalaga lõpetada. Keegi ei lähe sõtta kinda ajakava järgi. Ja kui sa lähed sõtta, siis parem ole valmis mitte ainult võiduks, vaid ka kaotuseks, sest see on võimalik. Surm on võimalik. Sa ei lähe sõtta ainult võidu ja võitmise peale mõeldes. See ei ole nende inimeste omadus, kes tõeliselt ja tegelikult tahavad ülesandeid täita. Dan, ma tahaksin sinult teada saada, miks sa tunned, et eriti sellel sõja ajal on Iisraeli riigile vajalikud kaitstavad piirid? Ma vastan sellele 10 sekundiga, aga ma tahan lihtsalt korrata midagi, mida suursaadik Don ütles. See, mida Mossab just ütles, väljendab hästi seda, kuidas Lähis-Ida ekspert, kes on piirkonnast pärit ja mõistab poliitilist kultuuri, mõistab, kuidas asjad Lähis-Idas toimivad. Suursaadik Adan ütles, et narratiivisõda on meie jaoks riikliku julgeoleku küsimus. Ja mida me õppisime JCFA-s Mossabiga kaua koos töötades ja teda kuulates, on see, et me peame hakkama mõtlema nii, et oleme selle tänase Araabia ja moslemi enamusega Lähis-Ida kõige põlisem rahvas. Meie oleme kõige põlisem rahvas. Ja täpselt nagu suursaadik Don ütles, on meie jaoks rahvusliku julgeoleku seisukohalt ülioluline võtta kasutusele see, mida venelased nimetavad Venemaa poliitiliseks sõjapidamiseks, hübriidsõjaks. Ja see, mida te just Mossabilt kuulsite, on viis, kuidas meie, Lähis-Ida inimesed, peame mõtlema, et lahendada ja võita sõdu Lähis-Idas. Nüüd, selle osana, see, mida te viimased 10 sekundit kuulsite, puudutab kaitstavaid tiire, nagu paljud siin ruumis teavad, olnud Iisraeli julgeolekudoktriin alates välkvõidust 1967 aastal. See kehtis sellele, mida nad nimetasid Kav Hahariks, Juuda Samaaria mäeharjaks, mis andis meile topograafilise eelise ja strateegilise sügavuse meie idapoolsel küljel. Nüüd laiendame seda põhja poole, Liibanoni vastas. On selge, et Liibanon on kriitilise tähtsusega ja seda ei tohi lähitulevikus jätta. Litani jõgi ja isegi kuni Avali jõeni lõunas, sest see annab meile puhvertsoonid, demilitariseeritud alad, mida me vajame, et me ei kogeks enam kunagi midagi sellist nagu 7. oktoober. See kehtib ka Gaza kohta. Ma sooviksin kuulda teilt kõigilt, mis on teie arvates selle olukorra kõige pessimistlikum ja kõige optimistlikum stsenaarium. Ausalt öeldes ei ole me üldse optimistlik. Seega mul ei ole optimistlikku stsenaariumi. Aga me saame kindlasti kontrollida kahju. Kahju on juba tehtud, me peame sellega lettima. Tead, see kahju tekkis 7. oktoobril. Mitte täna ja mitte eile. Ja sellest ajast peale oleme väga kõvasti püüdnud taastada mainet, pesta maha läbikukkumise häbi. Nende jaoks, kes magasid ja kelle töö oli Iisraeli rahvast kaitsta, nad tegid halbu valikuid. Nad veedasid rahvast alt. Ja nad ei võtnud oma läbikukkumise eest vastutust. Ja sellest ajast peale oleme me mitmel rindel väga kõvasti võidelnud, püüdes sellest olukorrast välja tulla. See on kaotusseis. Kui ma ütlen sulle, et me tuleme sellest olukorrast lähitulevikus võitjatena välja, siis ma valetaksin sulle.
olukord on väga raske ja üha rohkem inimesi pöördub tõe vastu, mitte ainult Iisraeli vastu. Nad on asunud toetama üles puhutud jutte. Nad on asunud toetama mukat narratiivi, ohvri narratiivi. Ja Iisrael nende jaoks, olgu nad siis avalikkus või poliitikakujundajad, otsustajad, Iisraelist on saanud koorem, mitte vara, kuigi tegelikkuses on Iisrael nende suurim vara. Nad ei oleks siin. Nad ei oleks selles olukorras ilma Iisraelita. Ja nüüd tahavad nad metsalist lepitada ja avaliku arvamuse poolehoidu võita. Nii et palju õnne, sa võidad järgmised valimised. Aga sa lihtsalt saboteerisid. Nurgakivi kogu struktuuri peamise samba, kui sa pöördusid Iisraeli vastu, eriti siis, kui ta veritseb. Ma ei usu, et araablased, moslemid, antisemiidid, Iisraeli vastased suudaksid Iisraeli riiki hävitada. Ma arvan, et see on võimatu. Ja Iisrael kui rahvas, kes on ellu jäänud, lõputud katsed seda hävitada peaaegu 5000 aasta jooksul, teab paremini kui ükski teine tänapäeval elus olev rahvas, kuidas ellu jääda. See on esimene. Teiseks, Iisraelis oskab igaüks võidelda. Kõik. Ühtki teist rahvast pole, kellel oleks sama oskus, sama intelligentsus ja sama arusaam. Mida vaenlane täpselt tahab. Ja lubage mul seda selgelt öelda. Iisraeli olemasolu ei ole läbiräägitav ja see ei sõltu suurriikidest ega avalikust arvamusest. Ja kui nad jätkavad Iisraeli nurka surumist, siis nemad on need, kes kõige rohkem kannatavad. Iisrael ei ole kasutanud kõike, mis tal on. Ja Iisrael ei ole meelega avalikustanud oma arenenud relvi väga olulisel põhjusel. Me ei taha, et vaenlane teaks, mis meil olemas on. Ja praegu me lihtsalt mängime. See on selge sõnum neile, kes arvavad, et suudavad Iisraeli hävitada. Iisraeli taga on olemasolu, on looja. Iisrael ei ole juhus. Ma püüan mitte teha seda. Vabandan pika vastuse pärast, palun. Ma püüan mitte kasutada sõna Jumal, sest Jumal võib igaühe jaoks tähendada midagi erinevat. Aga kui nad arvavad, et Iisraeli ellujäämine 5000 aastat on juhuslik, peavad nad ümber mõtlema. Jen, kui sa saaksid lihtsalt lisada. sinna juurde. Jah, väga kiiresti. Mul on tunne, nagu oleksin tagasi Tšešivas koos Rosh Tšešivaga. Mossab. Ei ole peole kutsutud. Enamik neist ütles, et ta on pessimistlik, aga pärast tema kuulamist tunnen end ise kuidagi paremini. Ja kõik meie. Ja ma ütlen teile väga kiiresti, sest me oleme siin, et kuulata Mossabi. Lõppkokkuvõttes olen ma väga optimistlik. Optimistlik tänu nendele viimasele 2,5 päevale Alex ja Janice. See on viimase 3 päeva kõige erakordsem seltskond. See on Iisraeli tulevik. See room. Ja teate, paljud meist saatsid oma lapsed võitlema. Ja see teeb meid optimistlikuks, sest meie lapsed, meie tütred ja meie pojad, kes võitlesid meie eest 7. kuni võiduni, mille me saavutasime, kuni tänaseni. Ja me pole tööd veel lõpetanud, kuid meie lapsed on Iisraeli sõdalased. Ja eeskuju, moraalne eeskuju maailmale selle kohta, mida tähendab tõeliselt olla valguseks rahvastele. Ja see teeb mind väga-väga optimistlikuks. meie lapsed, meie pojad ja tütred on need üllad kangelased,
kes kannavad Iisraeli oma õlgadel. Tulevikus on palju, mida oodata. Am Israel Hai. ilus, ilus